meie ette on tulemas siis Gert Lapimaa ja teema on juba ka üles sätitud. Esmalt et mis asi see infraheli on, ma arvan, et siin ei ole vist toas siin inimest, kes ei ole seda nime kuulnud. Täpselt 2 aastat tagasi samal ajal mina veel seda sõna ei teadnud. See tuli minul täpselt samamoodi sellises kerge šoki moodi. Hakkasime kodu rajama Põhja-Pärnumaale ja saime mingite asjadega valmis ja pidime siis kevadel 2024 asja jätkama, aga ei jätkanud, sest et meile lubati sinna tuuletööstust. Me läksime rahulikku looduse keskele, tahtsime elama minna, aga seda kahjuks ei saanud. Ehk et mis asi siis infraheli on? See on niisugune sagedus, mida üldiselt inimene ei kuule, jääb sinna sellise alla 20 hertsi. See ei ole asi, mis siis on ainult, ütleme, tuugenitega seotud, vaid seda põhjustavad meil kõik tuul, autod, asjad, aga tuugenite puhul teeb selle eriti, ütleme, siis eriliseks tema selline kõikuv iseloom või seda nimetatakse ka amplituudmodulatsiooniks, ehk et ta on äärmiselt häiriv, inimesel on väga raske sellise vahelduva, pulseeriva müra keskel jääda nagu, ütleme, kuidagi harjuda sellega. Ehk et see on selline, ütleme, tõsine nagu probleem. Et meile räägitakse ka sellist, et ütleme natukene, kas see nüüd teadlik vale või on see teadmatusest tuleb, et kuna need suured tuugenid on nii suured, et nad on vaikseks tehtud, et nad käivad ju nii tasakesi, käivad ringi need rootorid. Põhiline müra tuleb ikkagi sellest aerodünaamilisest mürast rootori liikumisest, aga häda on hoopis selles, et mida suuremaks need tuugenid lähevad, seda madalamat heli nad tekitavad ja see on see, mis meid häirib ja inimesi häirib. Et see on see tema probleem. Ja ütleme, see pulseeriva müra see ei ole nagu mingi üllatus. Sellest on tegelikult juba teada aastal 1980, kui doktor Neil Kelly, kes siis Ameerikamaal NASAs katsetasid esimest sellist tuulegeneraatorit, see oli 2 megavatine, 2 rootori labaga, ta oli siis allatuult disainiga, ehk et see, kuidas siis öelda, mast oli eespool ja rootor kes tagapool. Et etteruttavalt võin öelda, et sellise disainiga täna enam ei tehta neid rootoreid või neid tuugeneid selle tõttu, et oma müra on oluliselt suurem aerodünaamilised nagu põhjustel. Aga siiski, see tuvastati inimestel 2-3 miili kaugusel siis sellest rootori või sellest tuugenist siis hakkasid tekkima kummalised tervisehädad, millest nagu ei saanud alul aru, et lausa niimoodi, et toas oli nagu müra suurem kui samal ajal õue minnes. Ehk et sealt tuli ka see selline hoonete siis resonants tuli sisse, mis siis nagu mängib olulist rolli. Ja seda tuleb ka nagu silmas pidada, kui me vaatame neid teadustöid, kus meile tahetakse väita, et tuugenit ei ole nagu mõju. Et tuleb nagu aru saada, et inimesed ei ela laboris, nad elavad oma kodus ja iga inimese kodu on erinev. Võib-olla võib välja arvata või ütleme sellest, võib nagu ühtlustada seda, kui on mõned korterid näiteks, mis on ühesugused, ühe planeeringuga, et siis saaks nagu öelda, et seal võiks nagu midagi sarnast olla igas korteris, ütleme siis, kui need jäävad sellesse mõjutsooni. Nii et see ei ole midagi uut tegelikult, see on lihtsalt natukene peidetud informatsioon, mida siis ilmselgelt teatud seltskond ei soovi, et oleks laiemale üldsusele teada. Ja siis natukene meie seadusandlusest. Meil on olemas niisugune huvitav määrus, nagu määrus 61, mis puudutab siis infraheli ja ultraheli. Ja sellel on ka siis 3 lisa juures. Nendes kahjuks ei mainita mitte üheski tema lisas ega selles määruses endas tuugenit kui siis inimtekkelist infraheliallikat. Kui see oli veel eelnõu faasis, siis me MTÜ-na kirjutasin ka sinna palve või soovituse, et kindlasti pange siis ka tuugen sellise müra tekitajana sinna sisse. Seda kahjuks ei tehtud ja seal oli ka, selles määruses on ka veel tegelikult üks teine suur viga, mis siis sisuliselt kuidas öelda, välistab sellise tuugeni ütleme müra mõõtmise.
Üks asi võib-olla veel, mis tuleks kindlasti ära mainida, on see, et tuugenite põhiline müraheide, selline, kus on see kõige suurem energia, see, mida siis inimesed tunnevad häirivana, jääb just nimelt sinna alla 10 hertsi sagedust. Ja ta on selline, kui me räägime täna kaasaegsetest tuugenitest ja räägime sellest kõige esimesest ja kõige tugevamast nii-öelda lööklainest, mis nad tekitavad, see jääb sootuks alla 1 hertsi. Me räägime sisuliselt õhu võnkumisest, eks ole, seal ei olegi nagu tegemist mingi heliga enam. Et see on see, mis meil siis täna on selles seadusandlus, et ei reguleerita siis seda alla 10 hertsi, eks ole, nii nagu ma siin mainisin, et ta lõpeb ära 10 hertsi peal kõik. Ja siis see teine tõsine probleem, mis selles määruses on välja toodud, on see G-korrigeerimine. Et mida see G-korrigeerimine tähendab? See tähendab sisuliselt seda, et andmete järeltöötluses kasutatakse sellist sagedusfiltrit, mis siis summutab ära väga suure osa madalsageduslikku müra. Ja sellega on nii kummaliselt täpselt nii, et täpselt 10 hertsi pealt ja kui allapoole veel minna, siis see sageduskorrektsioon, see G, just nimelt summutab ära, alla 10 hertsi jäävad nii-öelda müra. Ehk et sisuliselt täna selle määruse järgi, kui me peaksime mõõtma infraheli, kaasaegsete tuugenite infraheli, siis seda ei ole füüsiliselt võimalik teha, järgides seda seadust. Ehk et jah, tuugenite siis peamine madalsageduslik müraheide jääb alla 10 hertsi. Jah, seda ma ütlesin juba ära. Ja teile siis nagu võrdluseks, et juhul, kui meile öeldakse, et see, meile tahetakse, räägitakse nendel KSA kohtumistel, et 40 detsibelli siis aasta nii-öelda keskmine müratase on siis aksepteeritav, aga kui me kasutame, ütleme siis, see võib olla niisugune piltlik kujund, siis mida nagu siis meile näidatakse ja mis on tegelik olukord. Ehk et need punased tulbad on siis see, kui meile öeldakse, et see on sisuliselt siis, ütleme, müra modelleerimine, mida meile KSA-s näidatakse, et tõepoolest 28 detsibelli A kaalutud helirõhu taseme juures on ju täiesti aksepteeritav. Ainukene häda on see, et sealt jääb täielikult välja see lineaarne osa, ehk et siis see, nii-öelda see madalsageduslik domineeriv komponent, mis siis on sellel tuugenile nii-öelda iseloomulik. Ja häda on selles, et see on kõik seaduse järgi nagu õige, aga reaalsuses selles A keskkonnas, kus see sealt poolt vaadates siis vasakpoolne tabel, sellel on siis niimoodi, et siin inimene elada ei saa. See on konkreetsest ühest uurimistööst mul professor Alves Pereira, tema kaudu ma selle materjali sain, ja ütles ka, et selles keskkonnas, kus on siis see A, seal inimene, perekond pidi välja kolima, sest et nad ei saanud selles keskkonnas elada. Et aga seaduse järgi on ju kõik õige. Ometi seal elada ei saa. Ehk et see ongi see, kui ma ka kuulan siin Arvi Hamburgi, kas ta on siin või on juba ära läinud, et kui me räägime nendest tuugenitest ja me räägime sellest tasust ja kõigest, et kas see on tasuv või mitte, et kuidas me nagu paneme selle tasu siia, kui me oma kodus elada enam ei saa. Et me tekitame sellise nii-öelda akustilise saaste enda ümber, kui me need rajame, need tuugenid, et minu arust see majanduslik aspekt kaob siit igatepidi absoluutselt ära. Et kes see saaks aksepteerida sellist asja, et me oma kodus näiteks magada ei saa. Ja see muidugi oma, et see on veel, need probleemid on veel keerulisemad, aga jah, et mis siis nagu tänase võib-olla, et lühidalt kokku võtta veel, et mida siis MTÜ-na nagu teinud oleme, me oleme võtnud ühendust maailmas oma ala nagu tippspetsialistidega, kuna alguses, kui me hakkasime seda saarde teemat nii-öelda uurima, siis väga kergesti, saime väga kiiresti aru, et oma jõud nagu ei käi sellest üle. Alguses võtsime ühendust Uus-Meremaa ja Portugali teadlastega ja käesoleva aasta või möödunud aasta siis keskel saime ka ühendust või algust tegime siis tutvust Uppsala ülikooli professori Ken Matsoniga. Ja tema tööd on nüüd muutunud nüüd selliseks, mis on siis ka, ütleme, need on sellised, mis on siis nagu, me saame öelda, et need on teaduslikult tõendatud. Tema lähenemine on selline, millele täna ei ole võimalik, ütleme, sellist öelda, et meile see ei meeldi või me ei sobi, et see on valesti. Tema on teinud siis, tema meeskond on 25 aasta jooksul
pannud siis kokku, ütleme sellise informatsiooni kogunud, eks ole, seal on väga tugev matemaatika ja füüsika taga, mille tulemusena siis valminud selline modelleerimistööriist, mis võimaldab väga-väga täpselt modelleerida infraheli levikut ja siis neid helirõhu tasemeid. Ja selle nii-öelda meeskonna käest me siis tellisime, me oleme tellinud 2 eksperthinnangut. Esimene sai siis Sopi-Tootsi jaoks tellitud läinud aasta 17. november, kui ma peast õigesti mäletan, oli see, kui me saime esimese töö kätte. Ja teine nüüd on alles hiljuti, saime jaanuaris kätte siis Saarde ja Saarde kõrval asuvale lodejaamale. Mõlemal juhul on tegemist esmakordse tööga või esmakordse sellise mõju hindamisega Eestis, sest Eestis ei ole varem infraheli, Sopi-Tootsi puhul saime öelda, et ei ole varem infraheli kunagi modelleeritud. Ja teisel juhul nüüd Saarde jaoks, kui sai tellitud, siis sellel puhul me saame öelda, et Eestis ei ole mitte kunagi veel tehtud sellist tuugenite koosmõju, mis tähendab siis seda, et kui 2 tuugenit omavahel on näiteks 16 kilomeetri kaugusel, et mida see siis nagu tähendab nendele inimestele, kes seal ümberringi elavad ja mida see tähendab sellele keskkonna nii-öelda siis sellele müra saastatusele. Tulemused on üsna, ütleme, muljetavaldavad ja hirmutavad. Nagu ma ütlesin, müraanalüüs iseenesest siis tugineb teaduslikult tõendatud meetodil, mis on omakorda avaldatud eelretsenseeritud teadusajakirjas Applied Acoustics. Et kui keegi teab, mis tähendab eelretsenseerimine, siis seda nii-öelda Matsoni ja tema meeskonna tööd retsenseeriti pea 8 kuud. Tavaline retsenseerimise aeg on kuskil 2-3 kuud. Ehk et seda on nagu väga korralikult ja põhjalikult nagu läbi uuritud ennem, kui see siis nii-öelda anti siis kinnitus, et jah, et see on teaduslikult tõendatud ja korrektne meetod infraheli hinnata. Ehk et täna nagu hetkel oleme sellises olukorras, kus meil on siis vastas sisuliselt, eks ole, Eestis siis need tegutsevad kohalikud OÜ-d, kes siis tahavad meile selgeks teha, et kõik on korras, kõik on hästi, ja teiselt poolt on meil siis vastas, või meie poolt on siis Uppsala ülikool, kes siis on näidanud, et olukord on tegelikult rohkem kui kriitiline. Et küsimus on siis siin nagu ka laiemale ringile natukene retoorilist moodi küll, et keda me siis usaldame. Kas me usaldame Uppsala ülikooli teadlaseid või me usaldame kohalikke OÜ-sid, kes siin siis meile teevad siin selgeks, kui hästi kõik on. Vabandust, ma olen natukene negatiivselt häälestatud selle peale, sest need tulemused ja kui me vaatame nende inimeste nii-öelda need kannatusi, kes peavad oma kodudest lahkuma, see on ette kujuteldamatu. Seda peab, ütleme, nende inimestega peab kohtuma ja neid peab nägema, et seda nagu oma kodus seda, kui sa ei puutu kokku, see ei tundu nagu nii tõsine. Nii, ehk et millest need analüüsid siis koosnevad, siis see konkreetne analüüs on siis, ta selgitab, seal on mitu sissejuhatavat peatükki, kus siis on vägagi selgelt välja toodud need põhjused, miks need täna kasutusel olevad siis müra modelleerimismeetodid ei sobi. Veel kord, need on argumenteeritult ja vägagi selgelt lahti selgitatud, miks need asjad ei sobi täna infraheli hindamiseks ja müra nii-öelda modelleerimiseks. Nii et siis mis on ka huvitav on see, et seal on ka nii-öelda need tuugenite tekitatavaid võimalikke seismilisi vibratsioone, ehk et tuugenitest on siis sisuliselt on nagu kahte tüüpi nagu müraheidet, üks on akustiline ja teine on siis ka niisugune vibratsioon, mis siis kandub sõltuvalt pinnasest päris kaugele. Minule teadaolevalt Sopi-Tootsi jaam on päris tugeval kivisel pinnal ankurdatud oma fundamentidega. Oma nii-öelda fundament on ankurdatud sinna, et ta ümber ei läheks ja see pinnas pidi siis ühe Eestis oleva ühe spetsialisti põhjal päris hästi kandma seda vibratsiooni kaugele. Hetkel see on niivõrd värske värk, et see vibratsiooni nagu hindamine, et sellega Uppsala ülikool ka nüüd siis pidid nagu kas sel aastal tegema siis katseid esmaseid, et siis kokku viia seda akustilist müra ja siis seda vibratsiooni nii-öelda omavahel, et siin on teadust teha veel küll ja küll. Aga nii ka selles nii-öelda aruandes on ka siis järeldatud seda, et see kõige suurem nii-öelda müraheite energia jääb jällegi sinna kuskil 6 hertsi ja alla selle.
Noh, jällegi, kui me võtame meie seadusandluse ette, meie seadus lõpeb ära 10 hertsi peal. Et minu isiklik arvamus on see, et kui ma vaatasin seda esimest korda seda määrust 61, siis, mis siis puudutab infraheli, siis mulle jäi mulje, et selle on justkui tellinud keegi, ütleme siis arendaja, ütleme siis tuugenite arendaja, et seal on nagu nii sojuvalt on asi kokku pandud, et jumala eest, et ei saaks nagu selgust, mis siis tegelikult toimub. Ja kindlasti on selles on ka ära selgitatud siis, milliseid mõõtmisvahendeid on selle, ütleme siis, meetodi valideerimiseks siis Uppsala ülikooli teadlased kasutanud ja kus kohas on nad kalibreerinud. Kalibreerimine on toimunud siis Norras ühes sellises linnas, kus toimub siis selline, ütleme siis, kus toimub infraheli mõõtmine, mis on siis tuumakatsetuste nagu jälgimise ja maavärinate jälgimise nagu sükene, mul ei ole see nimi kahjuks meeles, ma ei pannud seda siia kirja küll, aga ühesõnaga, need on kalibreeritud seadmed, et selles ei ole ka nagu küsimust. Nii, Sopi-Tootsi siis müra analüüsist. Selle siis avaldas ka tegelikult meil Postimees, selle esimese eksperthinnangu. See oli novembri teises pooles läinud aastal. Selles analüüsis siis modelleeriti nii kuuldavat müra kui ka siis infraheli, siis ühe hertsi tasemel. Ja mis oli nagu sellest modelleerimisest tuli huvitav, tuli välja, et kasutades siis põhimõtteliselt samu andmeid, mida siis kasutas ka Lemma OÜ, kelle nii-öelda põhimõtteliselt, kelle materjali siis kasutati sisendina selle analüüsi tegemiseks. Sealt tuli välja selline asi, et 12 kinnistul siis Sopi-Tootsi ümber on tegelikult siis 40 detsibelline müra nagu tase ületatud aasta keskmine. Et kuidas nagu sellise teadmise juures me siis ometigi on siis nii-öelda kasutusluba nagu antud sellele Sopi-Tootsi jaamale. Me pöördusime ka selles osas nii-öelda Põhja-Pärnumaa valla poole, et nüüd on niisugune olukord, et te olete andnud, eks ole, kasutusloa, aga selles kasutusloas on ilmselt teie jaoks nagu esitatud eksitavaid andmeid, mille põhjal olete teinud tegelikult ka niisuguse otsuse, mis ei ole võib-olla päris õige. Aga mis me saame nagu öelda nende infraheli tasemete kohta on see, et need tasemed modelleeritult siis näitavad väga kõrgeid helirõhu tasemeid. Ja need ületavad ka siis selles samas määrus 61 välja toodud siis nii-öelda need piirnormid või piirtasemed. Et inimesed elavad seal ikkagi üle 100 detsibilises sellises müras üsna nii-öelda regulaarselt. Ja siin ma toon siis võrdluseks teile praegu selle kaardi, mille siis on teinud Lemma OÜ, vabandust, see on järgmisel slaidil tuleb, aga ehk et siis see müra leviku kaart, mille siis professor Matson siis nii-öelda koostas oma meeskonnaga, see on kuskil 40 kilomeetri raadiuses, kus on väga tõsised nii-öelda pulseerivad heli nii-öelda, ütleme siis helisaaste, ütleme siis nii, mürasaaste. Ja ehk et siis kõik siis nendes keskkonnastrateegilises hindamises müratundlikeks aladeks tunnistatud kinnistute müratase on 105 detsibelli ja isegi võib rohkem olla. Mis on siis täna kõigi reeglite järgides justkui jällegi seaduslik. Et inimesed tegelikult kannatavad, ma tean, et neil on seal probleem, aga kõik on korras. Ja see on jälle niisugune olukord, kus me oleme, et mis mõttes korras, et ei ole ju korras, aga näed, teile öeldakse, et kõik on korras. Kõik on mõõdetud ja tehtud, eks ole. Potentsiaalselt ohtlike müratasemetega on saastunud siis järgmised linnad ja külad. Tootsi asum, Vändra, Eidapere, Järvakandi, Pärnu Jaagupi, Lavassaare, osalt ka Pärnu linn, suhteliselt tugeva heli müratasemega, Sindi, Paikuse ja Tori vallast mitmed väiksemad siis asumid külad. Et siin jääb väga palju inimesi, ma ei kujuta ette, võib-olla keegi oskab öelda, aga seal on ilmselt tuhanded inimesed, kes jäävad sellisesse tsooni. Ja me räägime praegu hetkel Sopi-Tootsi jaamast. Et nüüd mõelge, et kui me nüüd natuke edasi läheme, et kui me sinna nüüd lisame juurde mõne jaama, et mis siis nagu toimuma hakkab. Veel kord jah, et olukorra tõsidusele viidates oleme siis mitmel korral pöördunud Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse poole, aga kahjuks asjata.
planeerimistegevusega minnakse jõudsalt edasi. Me oleme saanud vastuse, et Põhja-Pärnumaa vallavalitsusel ei ole põhjust kahelda siis täna läbi viidud uuringute tulemuste õigsuses. Et sedasi. See siis on nüüd Lemma koostatud mürakaart, mis näitab, et kõik on korras. Siin on siis professor Matsori mürakaart. See on muidugi nüüd vahed on siin suured, sest et kui ma nüüd natuke tagasi lähen, üks hetk, jah, siis see on 4 kilomeetrit, eks ole, see lõik siin ja Uppsala tööl on siis 8 kilomeetrit, ehk et see nii-öelda need mustad ristikesed tähistavad siis siin tuugenite positsioone, sinised ristikesed tähistavad siis neid inimesi, kes jäävad sellesse müratundlikusse alasse. See ala siin on Tootsi. Ja me räägime praegu 105 detsibelist. Ehk et need müratasemed ei ole ka selles mõttes konstantsed, need sõltuvad vägagi palju tuule suunast, eks ole, ja tuule tugevusest. Ja mis ma pean siin selgitama, on see, et see on nüüd siis selline, see kujund tähendab siin seda, et kui me oleme näiteks selle punkti peal siin, te ei näe seda, vabandust, minu hiir ei näita sinna, oletame, et me oleme siis siin kella viie tsoonis näiteks. See tähendab, et siis see tuul puhub, eks ole, selles suunas, et kogu aeg sellist ümmargust ringi müra ei ole. See on tuule suunaga võetud, et kui me seisame näiteks siin Pärnu poole, eks ole, ehk et siis kõik see tuul, mis justkui Pärnusse puhuks, siis ta suunab seda nagu rohkem nagu sinnapoole, et päris niisugust sõõrikut konstantselt ei ole. Et ärge saage sellest valesti aru, et see on nagu modelleeritud niimoodi justkui igalt ükskõik millises punktis me siin ringi ratast oleme, jääksime justkui alla tuult, et see mõte on selles. Et see on nagu väike selgitus siin juurde. Niimoodi, et siis professor Matsoni järeldused, ma arvan, et ma loen siit selle tumedas trükitud ette, et ma ei hakka kõike tegema, et hinnanguliselt võib infraheli tase sellel sagedusel, ehk et siis 1 hertsi juures, kõikuda ligikaudu +–15 detsibelli võrra arvutatud väärtustest sõltuvalt valitsevatest siis meteorologilistest ja maapinna tingimustest. Kui lumi on maas, siis on olukord veel hullem. Lumi jäädetavalt justkui peegeldab. Ehk et see 105 detsibelli võib olla ka 120 detsibelli. Kes teab natukene detsibellidest, see on meeletu. Ja me ei räägi praegu mingisugusest sellisest tonaalsest mürast, kus on nagu rahulikult mingisugune pininan, vaid see on pulseeriv, mis käib kogu aeg läbi ja selle eest ei ole võimalik varjuda, et kui teile öeldakse, et pange 3-kordsed aknad, see ei aita teid. Sellest ei ole, selle eest ainus selline leevendav meede on sellest keskkonnast eemalduda. See on väga tõsine probleem. Ja ehk et siis need kujutavadki endast kõrgeid helirõhu tasemeid ning seetõttu peetakse sobimatuks rajada tuuleparki nii vahetusse lähedusse Tootsile. Ehk et see jaam on juba tehtud ja need tasemed on ülemal ja meie eesmärk on nüüd ikkagi see teema kuidagi tõsisemalt kella külge panna, sest et ametkonnad kuidagi tahavad väga mitte sellest rääkida, tahavad vältida seda. Sest ega ma saan aru, sest et mida sa paned vastu mainekale Rootsi ülikoolile, Eestis täna ei ole kedagi, kes suudaks sel teemal sisuliselt ja argumenteeritult vaielda. Ja siis siin ta ka räägib, et nad leidsid need müratasemed ületatud 12 kinnistul, mis siis sai ka Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele edasi antud, et sellega tuleks nagu kuidagi midagi ette võtta. Et neil on ikkagi vale informatsiooni edastatud ja selle vale informatsiooni alusel on siis antud ka kasutusluba. Nii, Saarde ja Lode tuugenijaama müraala analüüs, ehk et siin on siis võetud nii-öelda koondanalüüs, aga alustuseks siis kõigepealt räägime sellest, mis siis puudutas konkreetselt seda Saardet. Samamoodi analüüsiti kuuldavat müra kui ka infraheli. Kuuldava müra normi ületamist Saarde jaama puhul ei tuvastatud. Infraheli tasemed, mis ulatavad müratundlike aladeni, on potentsiaalselt ohtlikult kõrged. Neid tasemeid näitasid ka Saardes 2024. aasta novembris Terviseameti mõõtmiste ajal atmosfääri tingimusi arvestav SoundSim 360 mudeldatud tulemused. Ehk et siin on üleliigset kommentaare rohkem nagu ei ole anda, et tegemist on jällegi tõsise olukorraga, mis on täna täiesti
täiesti tähelepanuta jäänud. Et paraku siis jah, Terviseameti mõõteraportis ohtlikult kõrgeid tasemeid ei tuvastanud. Nii nagu Sopi-Tootsi puhul ei ole infraheli müratasemeid Saarde keskkonnastrateegilise hindamise programmis hinnatud. Kasutusluba on väljastatud eksitavatele andmetele tuginedes. Nii potentsiaalselt ohtlike müratasemetega on saastunud järgmised linnad ja külad, seda siis kui on tegemist ainult täna käigus oleva Saarde jaamaga. Need on Abja Paluoja, Mõisaküla, Tõlla. Tõlla küla on siis see koht, kus ka sõber Eduard on pidanud kodu maha jätma. Siis Kilingi-Nõmme, Tihemetsa, Karksi-Nuia ja väiksemad külad seal ümber. Nii et samuti on saastunud Läti poole pealt Ipiki, Lode, Ramata ja teised väiksemad külad ja asumid, kes siis seal kandis elavad. Et nendel jaamadel on ikka meeletu mõju ja me räägime jällegi, eks ole, Saarde jaamast praegu üksinda. Seal on 9 tuugenit ja kui palju siin on inimesi, kes on sellega vähemal või rohkemal määral siis nii-öelda pihta saamas. Et kuidas see majanduslik kasu siin võiks mis see tegelik kulu sellisel kujul võiks olla, kui me võtame nende võimalikud ravikulud tulevikus kokku, kõik need saamata jäänud, ütleme, vähem võib-olla elatud eluaastad, kõik, seda pole keegi täna arvestanud. Olukorra tõsidusele viidates oleme samuti pöördunud ka siis Saarde vallavalitsuse poole, et arvestada Saarde tuugenijaama juurdeehituse KSH programmis uute selgunud teadmistega, siis Uppsala teadmiste näol. Vastust pöördumisele veel ei ole, nad ei ole jõudnud sellele reageerida. Ehk et jällegi, meil on olukord tõsine, me oleme andnud informatsiooni edasi ja kõige selle probleemide juures, mis on Saarde ümber, on neil jätkuvalt plaanis minna edasi ja suurendada seda Saarde tuugenijaama, mis on kummaline, et on juba teada, et on probleemid inimestel, et küsimus jällegi retooriline, et mis siis läheb müra olukord paremaks, kui sinna veel juurde paneme neid tuugeneid. Võib-olla mingisugune destruktiivne interferents äkki siis summutab neid laineid seal, võib-olla pannakse need tuugeneid niimoodi, aga vaevalt seda nad teevad. Nii, professor Matsoni siis eksperthinnang Saarde, Saarde ja puudutab Terviseameti infraheli puudutab mõõtearuandele. Aruandes siis esitatud madalsagedusliku müra infraheli mõõtmistel esineb metodoloogilisi piiranguid, mis võivad mõjutada nende tulemuste usaldusväärsust. Ehk et põhimõtteliselt need andmed, mida siis on meile esitanud jällegi Terviseamet, on teinud mõõtmisi, ei ole paraku usaldusväärsed, sest et see metoodika, mida kasutatakse täna seaduse järgi, ei võimalda meil teha neid asju kindlaks ja sellest ka siis need probleemid. Täpselt, see oli ka minu poolt siis kokku võtta, me lähme siit edasi, et ei hakka seda võib-olla väga pikalt siin venitama. Ehk et tumedas tekstis loen ette. Nagu eelmises jaotuses on arutatud, tuginevad need mõõtmised instrumentidele, mis ei ole kalibreeritud infraheli sageduste jaoks ning jätavad suures osas välja sagedusvahemiku alla 4 hertsi, kus nii numbriline modelleerimine kui ka sõltumatud välitööd viitavad sellele, et tuuleturbiinid võivad tekitada märkimisväärset akustilist energiat. Ehk et sisuliselt, paraku on jällegi see olukord, kus me jõuame sinna, et me ei saa täna usaldada ametlikke mõõtmisi, mida meil siis viivad läbi ametiasutused. See on kurb, aga see nii on. See on siis nüüd üks hetk. Lähme nüüd korra edasi, koosmõju. Niimoodi, räägime siis selle Saarde ja Lode planeeritava jaama siis koosmõjust, et Saardes siis 16 kilomeetri kaugusele linnulennult Mulgi valla piirile on siis plaanitud rajada siis 18 tuugenit, 18 tuugeniga siis Lode jaam, see on siis Läti poolele. Ehituse alguseks on siis planeeritud 2026. aasta. Lode jaama KSH programmis ei ole hinnatud Saarde jaamaga võimalikku madalsagedusliku müra koosmõju. Lode jaam valmides ulatab mürasaaste, mis ületab seaduses määratud piirtaset Valga linnani. Koosmõjus siis nii-öelda Saarde jaamaga ja Lode jaamaga saab ka pihta Valga linn. Nüüd, kui kes on kursis, siis on ka Hero
tuuletööstus on siis plaanis panna sinna Valga juurde püsti. Et pluss siis on ka veel Lätis sinna Valmiera ja mis suur jaam sinna on veel plaanis tunna sinna Valka vahele. Nii et Valga linn jääb ikka päris tõsise sellise mõjualasse, et kui ainuüksi juba 16 kilomeetrit on täna selline vahemaa, mis ei ole piisav kaugus, et see müra sumbuks. Te võite ju aimata, kui me teeme nüüd selle Põlendmaa, peaks jaama püsti panema sinna, kui tulevad veel Põhja-Pärnumaale mingid jaamad, siis meil sisuliselt ei pruugigi enam jääda sükest kohta, kus me saaksime võib-olla rahulikult magada ja olla. Aga nii on. Et milliseks siis jah, et see ongi nagu sellest, et kui meil need tuugenid sinna juurde tuleb, et see oli mõte. Aga lähme siis selle pildi juurde. Pilt on siis iseenesest selline, loomulikult on nii suure, seda on nagu raske siin nüüd hoomata. See oleks siis siin see Läti poolt Lodesse jaam, see on siis Saarde jaam ja nende see müra ulatus, see jõuab siis siia Valga on siin. Tõin näes, et jälle see on kes kella 4 juures on siis, kahju, et mul hiirtsili näita. Et kuskil kella 4 juurde, kui võtta osutu järgi. Ja jõuab juba siis ka tegelikult Pärnuni välja, eks ole. Ja kui te mäletate, siis kaardi pealt oli näha, kuidas Tootsi mõjuala jõuab juba Pärnuni välja. Et siin toimub juba tegelikult ka koosmõju Tootsi jaamaga, nende 3 jaama nii-öelda koosmõjul. Meil algselt oli plaan ka professor Matsonilt tellida siis ka see 3 jaama koosmõju, aga kuna meil tekkisid siin probleemid seoses selle nii-öelda Saarde dokumentide nii-öelda, seal olid probleemid nendes dokumentides, andmed olid väga segaselt esitatud, oli vaja koordinaate seal ümber tõsta, sest et nad olid valesti märgitud, seal ei olnud nagu loogikat, oli tükk aega vaja üles leida ja me lihtsalt ei jõudnud. Ja siis jätsime selle praegu niimoodi, et saab ilmselt hiljem, siis teeme selle koosmõju asja, vaatame. Et see on äärmiselt tõsine, et kui need asjad ikkagi niimoodi nii suure mõjuga on ja kui 16 kilomeetrit on ka nihukene tegelikult pisikene vahemaa, siis ma ei tea, kas Eestis üldse ongi ruumi ja kohta selliseid asju rajada. Aga see on minu küsimus praegu siit süke retooriline. Ehk et siis jälle professor Matsoni siis hinnang sellele, ma loeksin ette selle tumedas trükitud, muidu läheb väga pikaks äkki. Nii akustilisest kui ka keskkonnatervise vaatepunktist on seetõttu sobimatu rajada Lode tuulepark Saarde tuulepargi vahetusse lähedusse. Samuti tuleb märkida, et juba ainuüksi Saarde tuulepark tekitab lähikonna elanike jaoks kõrgendatud infraheli tasemeid. Ehk et seda räägib Uppsala ülikooli professor, seda ei räägi Gert Lapimaa ega keegi, seda räägib teadlane, kes on nii-öelda nagu ekspert sellel alal ja kes ütleb, et see ei ole hea mõte teha Lode jaama nii lähedale Saardele. Me räägime vahemaast 16 kilomeetrit, eks ole. Ja see on lähedal, sükste jaamade puhul. Lähme edasi. Aga ma mõtlen, et selle faktide ja valede ja vastuseta küsimuste kohta ma võtan lihtsalt hästi kiiresti kokku siit, et aega säästa. Ma mõtlesin, et ma kirjutan, mis see nagu mõte mul seda siin oli esitada, oli see, et meil on kadunud usaldus meie ametkondade suhtes. Meile räägitakse, et kõik on korras. Meile räägitakse, et me teeme mõõtmised. Inimesed, kes täna Saardes on, eks ole, kannatavad, Terviseamet nende poole ei vaata ka mitte. Nad teavad, et neil on seal tõsised tervisehäiringud tekkinud. Ja siis plaanitakse veel tuugenid juurde panna, et kuidas me saame selliste ametnikega, ütleme, kuidas me saame nüüd usaldada, kui me juba täna teame, et meil on tõsised hädad sellest tekkinud ja meile öeldakse, et te mõtlete neid välja, see on notseebo efekt ja ei saa olla. See probleem ei ole ainult Saardes, see on ka Tootsi ümber, see ei ole mitte ainult Saarde ja Tootsi, vaid see on ka Virtsu kandis inimestel ja teistes Eesti paikades, kus need tuugenid on tegelikult juba rajatud. Nii et see probleem on see usalduse küsimus. Ja küsimus on ka selles, et tõsine vastamata küsimus. See teadus läheb päris kiiresti edasi. See on ilmselgelt ainult aja küsimus, millal see jõuab nii-öelda laiemasse teadmisesse, et sellisel nii-öelda müral kui sellisel on väga tõsised tagajärjed inimtervisele. Siis kes vastutab selle eest?
Kes vastutab selle eest, et need inimesed, kes täna oma kodud kas ei saa müüa või on tervise ära rikkunud? Üks asi veel, see mürakahjustus, mis inimestele tekib, see on püsiv. See ei ole niisugune asi, et ma lähen magan välja, nii nagu näiteks, et oled võib-olla natukene šripsis ja oled hommikul kaine, see ei lähe ära. Need on püsivad kahjud, see ei ole jällegi minu järeldus, see on professor Pereira, kes on tegelenud pea 40 aastat sellega, nende patsientidega, kellel on väga muljetavaldav ka teaduspagas. Et seda võiks nagu ka arvestada, kui selliste tuugenijaamade lähedale näiteks keegi kavatseb kodu soetada, et kas ikka on mõistlik sinna kodu teha ja osta. See kinnisvara teema on muidugi äärmiselt jällegi oluline, sest et kui me nüüd vaatame nüüd mürakaarte ja me teame, et sellises keskkonnas on väga tugevad madalsageduslikud helipulsatsioonid, siis mis juhtub sellises keskkonnas kinnisvara hinnaga? Kes need kompenseerib? Kui inimene sealt tahab ära kolida, kuhu ta kolib? Tänasel hetkel seadus neid inimesi ei kaitse, kellele on tekkinud probleemid selles keskkonnas, ta peab taluma seda, ta on sisuliselt muudetud siis sunnismaiseks. Ameerika näitel võib tuua või mujal maailmas on inimesed võtnud endale teise hüpoteegi ja teise laenu ja ostnud endale teise kodu ja need majad seisavad tühjane. Mitmeid näiteid on selle kohta. Nii, siis oli mul oli veel tervisehädadest. Ma tahtsin, et mismoodi need tervisehädad hakkavad siis pihta. Üldiselt on see, et 30% siis ühiskonnast või inimestest, kes siis nagu ühiskonnast ütleme siis nii, on siis nagu soodumus tõsisteks migreenilaadseteks peavaludeks sellises müras. Seal on veel omakorda eelsoodumusi, mis tekitavad selle tundlikkuse tuugeni müra suhtes. Näiteks kui on inimene töötanud diiselmootoriga näiteks suure mingisuguse masina peal väga pikki aastaid. Diiselmootor teadupärast samamoodi tekitab teatud madalsageduslikku infraheli ja see tekitab ka omakorda jälle sellist mürakahjustust, mis siis tuleb, ütleme siis sellisel inimesel nagu kergemini tuugenite müra keskkonnas nagu esile. Et sedasi. Ja veel, mis siis ütleme selle tervisehädade puhul, et on unehäired on ka, ütleme, üks esimesi asju. Muidugi inimeseti on need näitajad erinevad, kedagi ei saa öelda, et see on ühtemoodi on, aga mingid mustrid on nagu välja kujunenud, on kõrgenenud pulsisagedus täiesti seletamatult, näiteks magamisasendis on väga kõrge vererõhk ja pulss, et mida pole kunagi varem olnud, inimesed, kellel on tervised täiesti korras olnud, on ühtäkki arsti juures selgitavad, et neil on nüüd vererõhud, arst loomulikult soovitab vererõhutablette võtta ja kui on mingisugused ärevushäired, siis võite võtta Xanaxi, et nagu ärevus siis nagu kuidagi moodi leevendada. Aga see ei ole ju juurpõhjus, see ei lahenda. Teatud peavalud ka siin minu tuttavate ringist ei allu isegi ravile, mis on tingitud siis sellest tuugeni mürast, et isegi rohust ei ole abi. Nii et kuna meil arstid täna ei ole ka teavitatud sellistest potentsiaalsetest probleemidest siis ja mida see nagu kõik endaga kaasa toob, milline näeb välja konkreetselt infraheli või ütleme siis selline mürast tingitud sümptom, et väga raske on viia kokku neid põhjus-tagajärgi, ütleme neid seoseid, eks ole, mis pärast on inimesel ühel hetkel, kes on täiesti terve inimene olnud, tekkinud selline olukord, et ta käib arstide vahet, tal on mingid meeletud peavalud, tal on mingid meeletud vererõhu kõikumised ja muud hädad, et kuidas nii, et ei ole justkui võimalik täna ka arstiabi tegelikult saada adekvaatset. Et mis on võib-olla selle juures nagu kõige süüksem kurvem on see, et me ei räägi ainult täiskasvanud inimestest, kes sellesse tsooni jäävad, seal on ka lapsed. Ja ütleme siis nii, et nimesid nimetamata, mõni võib-olla tunneb ära, aga Tootsi kandist Kabraad, tema lastega, mis ta on kirjeldanud, see on päris hirmutav. Aga jah, inimesed elavad veel, aga ütleme nii, et sellised probleeme, mida need inimesed täna kogevad, nad ei ole varem sellises mahus ja sellises ulatuses nagu kogenud ja need langevad kokku siis nende, ütleme siis tuugeni tööajaga ja töögraafikuga. Aga siinkohal ma tõmbaksin otsad kokku ja ma annaksin sõna edasi Villule, kes on
üks Eesti, ütleme, praeguseks hetkeks võiks öelda üks tõsisemaid infraheli mõõtmisi tegev inimene, kelle tulemusi ta siis, kes nüüd tutvustaks neid ja näitaks, millega ta on hakkama saanud, sest et see on väärt kuulamist ja ma tahaksin talle anda selle aja.